No nii, tere! Järjekordselt lähme väljasõidule siis. Seekord siis Eesti meistrivõistlused Laitse rallipargis. Ikka jubed ilmad hullumaja. Aga emotsioonid on vägevad. Hea tundega lähen sinna Laitse etapile vastu. See rada on mulle kogu aeg sobinud ja autole samamoodi. Autot on nüüd ju siin tegelikult ju päris palju ümber ka tehtud ja jõud on nüüd rohkem, et see annab kindlasti juurde nüüd asjale, et võiks ju veel parem olla. Et kaua me siin jandime, 2 rallikrossi etappi on sõidetud ja ühtegi karikat ei ole. Et noh, midagi on valesti. Et parandame Laitses selle vea. Autod on meil siin valmis, ready to race. Minu auto vajas ainult õlivahetust. Ja Dominiku autol oli siis kõige suurem töö on ju. Radikad. Korpsus oli ka see pill. Ja lähmegi vaatame siis selle Dominiku autoga üle. Noh, näeb välja nagu uus ju. Kurat. Vaptšee noh. Stanged jälle saab panna. Many hours later. No Dominik, mis siin toimub? Ebaõnn on jälle meid tabanud. Ei lae. Jaaklastel kenekas või pingeri puhata. Erguste voolu ei ole. Erguste voolu on kadunud. Kenekas on korras. Sina oled tabanud. Armatur jah. Siivas kirikus sina mõne ma arvan. Hops, seest läheb klõps. Ja nii lihtsalt käiski. Ja puhas plats. Ei plats, üks on korral. Ma tohin, ma arvan, peab kirikus sina. Ma tean, mida. Viisteets. Aga muidu, mis emotsioonidega sa lähed siis homsele võistlusele? Ei, võitma lähen. Võitma enne. Karikaga me siit nagu ilma karikata koju lähen. Praalis on mitte minna. Kõik oligi, tunduski kõik liiga ilus ja tore olevat. Mis kell on? Pool ükskõik. 2222. Pool ükskõik. See on soovimisaeg praegu. Ma ei hakka teile ütlema, mis ma soovin. Tere hommikust. Oleme siin trennid ja ajasõidu juba siin ära sõitnud. Et trennis sõites piduritega oli siuke jant. Kuidagi ei tahtnud see esiosk kuidagi nagu võtta. Tegime väikse klotsi vahetuse siin. Vahetasime klotsid ilusti ära ja siis läksime ajasõitu. Treeningsõitus näitasime ka päris head aega, et olime seal esimesed kohe. Ajasõidus sõitsime ka esimese aja, et keerasime nüüd amorti klikke ka siin natukene paika paremaks. Ja
ja nüüd olemegi esimese eelsõidu ootel siis. No mis emotsioonidega rajale minnakse esimesse eelsõitu siis? No lähme ikkagi edast parimat taasma ja vaatame, kuidas välja tuleb. Et rada iseenesest mulle meeldib. Esimest korda. Ja Vaatame näha. Vaatame näha, kuidas läheb. Tunnen enda hea sellest. auto töötab ja kõik on timm ja? Praegu töötab. Väga hästi, noh. Loodame, et töötab nii lõpuni. Ei peab töötama, pole siin varianti. Väga tihe konkurents Eesti meistritiitli nimel oli just mis siis esimest hooaega Eestis sõideti ja seal Pihikaamera või? Pihikaamera, jah. No mu esimene eelsõit läks, ei taha ropelda jälle, aga perse läks. Kuradi start ei tulnud välja, stardis magasin ja siis tagasi pöörati lihtsalt teist käikudest ja kurat, ma ei teagi, täie jõu tõmbad ei tule, siis ühesõnaga viimane olin esimese eelsõidus. Aga no vaatame, päev on veel pikk. Ma arvan, et hakkab tulema lõpuks ka. Võiks vähemalt õnn pöörduma hakata. Kaua võib, on ju? Kaua võib, jah. Auto on praegu pesus, et tuleb tagasi, siis vaatab üle, jah? Ja vaatame, ma arvan, et seda saab korda, kui teha midagi ka paremaks. Ma ei tea, kas ta paindab nii palju läbi, see kuradi kasv, et samas on jäikada nende peal. Eelsõit on ka meil sõidetud. Hästi läks. Esimesed oleme. Teine koht kaotab meile 5 sekundit oli või? Teisel ringil hakkas käigukask imelikult juba märku andma, et sünkron vist jälle ära, et kolmas läheb maru siukse jõulise raksuga sisse, et no teas, et ta nüüd tänase päeva vastu peab. Pole vaja seda janti, et siin nüüd mingi tehnilise probleemide pärast peame siin hakkama katkestama, aga oht on, ütleme nii. Nüüd jah, Dominik läheb meil siin teisse eelsõitu. Peab mingi kommentaari ka talt võtma enne starti. Are you ready, spotter Veiko? Harju Hiir. Harju Hiir. Kõik on hästi. Proovime nüüd rahulikult sõita, mitte üle pingutada. On ja? Lähme vaatamegi, kuidas meil läheb see. No mis emotsioonidega minnakse peale siis? No loodame, et auto kestab lõpuni, see kardaan on praegu selline, et
võid iga hetk alt ära käia, aga vaatan, annan endast parima. Oota, mis see oli? Kardaani muff oli ära või? Kardaani muff oli ära jah, ja kurdi käigukast on ka pool pidune, et teist käiku ei taha sisse mida hästi jõuga paremalt. Jaa, mul on ka kasti probleem. Nii, pange nüüd hullu, teate nagu Lätis vaata. Suhke värk. Vaatame, vastu kestab ära lõpus. Peab kestma, noh. Ja siis, kui kestab, siis vahetab ära selle muffi. Oota, praegu muffi vahetab, praegu on ikkagi see vana või? Sama muffi on praegu soov. Polnud aega vaata. Nojah, kuule, davai. Pane hullu. Võtame ära. Start perses muidugi jälle, aga no sõit oli enam-vähem, aga ma lõpuks lasin ise maha krattuma ja katsin ainult, sest et no see... No Kleemets tagant ikka surus raisk. Sest et see asi tegi niimoodi häält mul praegu, et ma võtsin hambaid risti, et ma lõpuks saaks. Ja, no ikka päris hull on. Ma võtsin tagasi ennast ühe ka ikka, ma lihtsalt nägin peeglist seda kogu aeg. Mõnes kohas Kleemets oli jälle kuradi persest kinni ja siis jälle jäi maha. Jah, jäi maha jälle. No jah, vaata, mul on see, et see täiesti tagasipööre, mis on seal. Seal ma ei saa seda teist käiku sisse, no seal on mul ainuke koht põhimõtteliselt. Mul 2 kohta, kus mul teist käiku vaja on. Üks on see, kui sealt tuled vaata tagant, see tagasipööre, uuesti tagasi. Ja see asfaldi peale, see üks kurv on ka 90 kraadi, seal on samamoodi teist käiku vaja. 2 kohta, kus mul vaja on. Seal ma kaotan rämedalt aega, sest ma ei saa käiku sisse. Ei no tubli, no. Vähemalt juba kiirus on juba olemas ju vaikselt ju. Palju rõhk oli? Praegu oli 2.4. 2.4. Lõpus hoidsin niimoodi hambaid risti, vaatasin, et viimane ring on siin palun ära lenda laiali. Aga nüüd on pikem paus, saab ära vahetada selle. Tuleb ära vahetada see kindlasti. See oli ikka praegu nii nipa-napa tuli ära lõpuni. Ma võtsin, no üks ring veel oleks olnud, siis oleks laiali käinud ka raudselt. Ja oli päris kole hääl ikka, jah. Kokku see lõpitud rahulik sõit. Ja ei no ma peeglist nägin ka kogu aeg, et ma lasin muidugi maha, ei saa hoogu ka lõpuks. Ma tahtsin lõpuni tulla, ma ei viisi, kuradi, oleks laiali käinud, ma oleks jälle nutnud. Tegelikult oli ilus kohad sõit, täiesti nagu start jällegi. No start oli jah, ärme stardist räägime praegu. Aga oota olemas, et viskab enne. Noh, emotsiooniga sõitma lähed? No jaa, aga praegu nagu kõik sõidud on nagu oleme ennast tõestanud ja kiirus on olemas, aga lihtsalt kuradi ma see 3. käik ka natukene hirmutab. See asi võiks nagu vastupidi pidada. Praegu on nagu kõik olnud nagu super peal selle käigukasti jama. Auto nagu toimib selle raja peal väga hästi ja praegu olen nagu rahul. Või noh,
olime samas vaimus. Aga noh, vähemalt kestis sõidu ära ilusti. Jaa. Fixed again. Fixed again till it's broken again. Mailis Jansons teise koha ja Sander Roosimaa kolmas. Ma veel kord, eks nad seal sõitjad ise ka teavad, kui palju nad... Mul tundus, et ma nägin, et keegi näitas mulle Jokkerit ka, aga ei näitanud õnneks, aga ma läksin selle pärast Jokkerist autoputt. Noh, mis nüüd? Kardaan ju, see vahemuff ei toimi ikkagi, see on ka perses see teine, mis ma sain. Sellepärast võtsidki tagasi? Ja nüüd on veel hullem, kui kuradi enne üldse oligi. Nüüd kardaan käis vastu kuradi, ma ei tea, midagi seal vastu plekki, niimoodi, käigu pani. Enne täpselt sama ajal, nüüd on 3 korda hullem. Tuleb siin boks veel läbi ja muidu on tänaseks päev läbi. Aga ma loodan, et ei ole. Mul ju üks vend katkestas ka veel, päris viimane õnneks sealt sõitsin lihtsalt lõpuni. No selles suhtes poolfinaal on veel ees, vaata. Ja ma mõtlesingi, et ma lasen noo maha, et kuradi säästan autot, muidu kardaanid asjad laiali lõpp, siis ei ole mingit varianti. Aga nüüd hakkame otsima kohe kelle käest, äkki kellegi on. Uurime jah, kellegilt äkki on saada. No mekaanik hakkad tööle nüüd, jah? Tööle hakkad, jah. No, mis sa tegema hakkad nüüd? Esimene etapp, mis sa tegema hakkad? Diagnoosime üle, mis seekord laiali käis. Sama asi. Jälle ma olen Selile auto all. Ja õi tilgub sirin all. Juba paigas kaigad või? Põhimõtteliselt ka, jah. Maru värk, ma ütlen. Vaatad siis samamoodi. Davai. Edu. Teises ei olnud, nüüd uuesti on mees tagasi. Aivo Ojala number 13, Rütis Rutkauskas number 2 ja Kevin Allik number 88. Ehk taas võib öelda, et selline väike nagu minifinaal. Eelkõige tahaks näha, kuidas siin Kevin Allik ja Rütis Rutkauskas käituvad. Eelkõige, kuidas nende kiiruste võrdlus siin on. Kevin Allik läheb praegu stardi järgselt kohe Jokkerisse. Rütis Rutkauskas lükkab täistuurid peale ja Siivers ja Ojala. Skype vaja võtta ja ise kohta parandada, tuleb sealt välja ka Siivers ja tuleb ka Kevin. Nii et Kevin praegu võtab praegu Siiversilt ära, aga Siivers tuleb uuesti hooga ja näete. Rutkauskas võidab, Siivers teine ja Kevin Allik kolmas. Noh, pole hullu midagi. Alliku tiimi masin on kiire, ei ole siin midagi, et võib-olla jääb siin natukene Rutis Audile alla, aga mis mitte. Küll saab. Oleme siis kolmanda eelsõidu ka nüüd ära sõitnud. Hästi palju käiku apsakaid tuli sisse, et ise mämmerdasin ka sealt. Lätlane tuli Jokkerist välja ja jäin teda vahtima, et jõuaks ilusti ette. Ja siis jäin selle pidurdamisega hiljaks, et muidu tavaliselt sinna kurvi sisenen korra pidurdama vasaku koo kinni, et saatsin sisse lõigata. See jäi tegemata ja libisesin kohe selle suure hooga sinna inertsiga sinna välja valli ja lätlane see sealt mööda. Ma üritasin seda lätlas kuidagi kinni püüda ja sisekurvist rünnata, ja väliskurvist ja paraku jäi niimoodi. Oma sõidu siin kolmandaks ja kolmanda eelsõidu üld on vist
olin kolmas, neljas. Aga ühesõnaga finaali koha kindlustasime, stardime esimesena. Ja peaasi, et see nüüd tõusukene meil nüüd vastu peab ja tuleks ikkagi see esimene rallikossi karikas ära, et kaua me jandime siin. No nii. Poolfinaali minek. Jaa, nüüd peaks kõik hea olema, kuradi Roosimäe käest saime uue selle vahemuppi. Kõige tummisema, mis tänaseni annetatud on. Ja ma enne videos näitasin ka, et ikka 2 tükki päris Loodame, et see nüüd kestab siis ja annan endast parima, et finaali jõuda ja siis võid ka ju tuua. Ega muud polegi. Ei, siukse suhtumisega tulebki minna. Aga mitmendast reast start 3. või? No stardin jah seest siis ja teisest reast. Ma ei teagi täpselt. Seest ja teisest reast, Seal on vist pannakse niimoodi ju. Jah. Ma olen seal teine jah, sealt tegelikult tuleks hea start ja siis saaks ennast sinna vahele puksida. Stardi pead ilusti käppa saama, jah? Siis, kui mul on see auto on isegi, kui ma stardis maha ja ma stardi lõpuks olen järel kõigil juba, kuradi kohe tal on jõudu nii palju. Lihtsalt see startimist on vaja harjutada, jah. Aga sellega on hea kuradima, et nii kui see Ready to Race vend jookseb sealt, siis kohe jälgi seda foorust. See tuleb nii kiiresti, jah. Tuleb, jah. No pinge on peal korralik praegu. Ma arvat on. Ma olen saanud ühtegi õhtust korralikult lõpuni sõita, et täna tahaks nagu teha seda ja tulemusega. Probleeme on olnud ikka siin oma jagu. Kogu aeg, jah. Täna ka ju, ainult üks suur probleem ongi olnud jälle. Tegelikult iseenesest nüüd viimane eelsõit oli tegelikult päris hea, nagu teisel kohal oleks Roosimaal saanud persest sõita terve aeg ja koos temaga Jokkerisse minna, kui oleks kuradi autoga korras olnud. Aga tuli lihtsalt lõpuni ära. Rene Klesment ja sealt tagant tulemas veel Dominic Sadam. Nii, ja siin oli jälle taas olukord, kus siin tundus, et Rene Klesment tahab Jokkerisse minna, aga viimasel hetkel tuli talle ette Lainar Lepaste. Täpselt samasugune situatsioon oli eelmises sõidus, kus ka üks Jansonsitest seal pani natukene pinge alla Mirel Itzeri, et läksid nagu korraga koos ja jäi natukene seal ees Jansons, mulle tundub, pidurdama seal Mirelli sõitu. Praegu läks see asi siin, see Jokkeri võtt kahekesi suhteliselt. Ja vaadake, mis siin tuleb ja tulebki, kas tõepoolest ja vaatame siin, kas nüüd praegu hakkas tulema kõrvale ja nüüd läheb rajuks andmiseks, eriti just 3. kohale ja Klesment proovib siit, aga Lepast Roosimaa saab ikkagi veel pareeritud, no veel on minna Rene Klesmentile, aga see oli tõsine katse praegu, väga tõsine katse praegu, Roosimaal viskab auto jälle ja nüüd on praegu Roosimaa või Klesmenti koht ja tuleb ära. Ja nüüd oli Klesmenti koht ja Sander Roosimaa tundub, et tegi seal nagu autole liiga ja hoog kaob ära ja kas andis nüüd ilma võitluseta alla või oli see lihtsalt ka autotehnilistest probleemidest kinni. Chris Hahn finaalis, Lainar Lepaste finaalis ja nüüd tuleb ka sealt juba siis ja Rene Klesment ja saab 3. finaali ja Dominic Sadam jäetakse siis 4. sinna finaali ukse taha. Nii et selline andmine juba siin vahefinaalis ja me oleme saanud kätte siis selge Martin Siivers. Lätlane on kiire, aga vaatame kuidas. Aga näete, Rutkauskas veereb sealt Kevin Allikust mööda ja Siivers läheb, võtab Jokkeri ära.
ikka seda lõppkiirust on natukene kasinalt seal Mitsubishil, et Kevin Alliku Mitsul, et Rutkauskas jääb väga-väga niimoodi nagu lõpus kohe venitas ennast sealt mööda. No selgelt on seal enam seda powerit Rutkauskase Audis kui vahest Kevin Alliku Mitsus, aga see on, noh, ütleme, tehniline number, eks siin tuleb sõita ja see potentsiaal rajasse ka ikkagi ära panna, et sa saaksid selle korraliku koha siit kätte. Albert Akko Kokk on siin praegu väga hästi 3. kohal ja Martin Siivers, lätlane, on praegu pärast jokkerivõttu küll viimane, aga see on absoluutselt see koht, kus võib veel väga palju juhtuda. Kui selja taha, siis oleks see halb olnud, aga ei jäänud. Nii et tubli ja Akko selle koha pealt, aga seal näete, Siivers proovib ja Akko lendab välja, Siivers läks seest võtma ja Akko esimene auto otsa sai löögi ja läheb sinna valli ja Siivers parandab siin koha ära. Nii et Siivers on kiire mees, et selle koha pealt ei ole üldse mingit küsimust, ta on ennast siit väga hästi näidanud, nii et suutis seal praegu Siivers sealt ikkagi ära võidelda endale parema koha. Ja Kevin Allik nüüd jokkerisse. Aga Aivo Ojala kahjuks on see, et tal on jokker võtmata, nüüd saab Aivo Ojala siin ka natukene, aga mis on oluline, Ojala saab siin võib-olla oma sõiduga natukene nii-öelda tahtmatult pidurdab Rutkauskase hoogu, mis annab omakorda jälle võimaluse seal Allikul tagant tulla. Ta on praegu parajalt lähedal Rutkauskasele olnud ja kui seal nagu pressitakse talle peale kõvasti, siis läheb leedukas äkki närvi natukene, ma veel kord räägin, selliseid asju on juhtunud. Nii et Rutkauskas, kes siin hakkab võib-olla tahab sõita Ojalast mööda, võib siit ise positsiooni hakata otsima ja sellega endale näppu lõigata. Kui nüüd just Ojala jokkerisse ei lähe ja Ojala läheb jokkerisse ja teeb selle ja Rütis Rutkauskas tuleb, võtab võidu, Kevin Allik teine ja Martin Siivers siis 3. Nii et Kevin Allik super töö, vähemasti selles siin konkurentsis suutis võtta ikkagi parima tulemuse, ma arvan parima tulemuse, see lihtsalt auto, ütleme, tehniline baas on kindlasti Rütis Rutkauskasel parem, aga ikkagi, ma usun küll see päev tuleb ka, kui Kevin võtab siit Rutkauskase eest võidu. Ja see päev võib olla juba 3. etapil, mis koidab siin Eesti meistrivõistluste 3. etapiga Missor Rallycrossi rajal juba 14. juunil. Nii et ei ole kaua jäänud. Klassi Super 1600 esikolmik ja tulevad siin mehed kohe autost ka välja ja Kevin Allik, Rütis Rutkauskas ja Martin Siivers, siis Kevin läheb seal, lähevad seal veel omavahel tervitavad seal Rutkauskas ja Kevin Allik veel ja sõprus jääb, täna oli võistlus ja sina olid esimene, mina teine. Lepime kokku, et järgmisel korral saame taas rajal kokku. Nii on ja kindlasti ilus šass täna poolt.
jõudu küll selles Audi A1-s ikka, võtab ikka ringi küll. Päris hea oli, jah. Kurat, ei, siit sai maksimum väetud ka, rohkem ei tulnud ja rada oli ka nii aukus juba. Väga äge reis. Aga käigukast on küll ühte. Ragiseb niimoodi, et läheb kuulda. Nii, väga äge. Super. Täh tiimile ja kõigile. Väga äge. Teine kohtaga place, Kevin Allik! And winner is today, Rütis Rukauska. Rütis Rukauskas teine Martin Siivers. Kuule, keegi hakkab pessis, ma ka ei hakanud. Kahjuks võib-olla pealekat on. Kinke ka. Tee niisama lahti, lasen suuga tagasi. Nullina ka. Mõnitate või? Võistluspäev Laitses on läbi saanud. No nii, sul läks väga paremini räägida. Ma räägin endast. Maksimum. Paremat ma ei oleks sealt saanud. Tegelikult isegi hästi võtsid järgi selle Audiga. No korra mul jäi endal tunne, et äkki ta võttis ise maha vaata. Ei no ütleme nii, et sina Audi rollis oleks võib-olla 3 ringiga teinud selles suhtes teistele vaadates. No mine sa tea, jah, reis. Et jah. No mul oli finaali korradi lõhn oli hinnast peaaegu. Ja hästi napikas, ise tegin väikse sõiduvea ka. Ja võtsin ka, tegin kõik sain, aga finaali tegelikult tahtsin saanud. Ma selles suhtes, et kõva tulemus ikka vaadates neid kuradi ma mõtlesin ikka probleeme vaata. No jaa, kogu aeg on probleemid ja mul olid Cardani need muffid esimest käigukasti poolsed olid kuradi läbi, 2 tükki läbi. Väravalt, no mul esimene oli poolpidune all, siis konkurendi Infori käest sain ühe. Sellega sain ühe sõidu teha, siis lasin kaua maha, sellest sõitis oli mingi teine. Ja siis oli neer viimane, tippusin lõpuni. Ja siis järgmine sain Roosimaa käest. Sellega mis kehtis ära ja oma sõiduliiga ka ja no ütleme nii, et Jokkerist tulime, siis Kleesmendil oli täpselt tappa. See oli suht napikas ka, ma kaugelt vaatasin ka, et siuke nipa-napa. Väga napikas oli. Et aga noh, järgmine etapp on ju Komissos arvalt, seekord on automaat on ühes tükis. Imekombel. Mis nali see on? Siuke värk jah. Aga Komissos on mul veel sünnipäev, et seal nagu võiks selle sünnipäeva kingitus ikkagi ära teha endale. Jah, oota, mis see etapp on? 3 nädalat või? Jaa, 3 nädalat jah. Ütleme sellega väga tuli tegelikult. Lähe lappi ja lükkadki auto käru peale uuesti. No mina siin peaks amordid ära vahetama ja siis käigukast tuleb lahti ju võtta. Lubasid kõndile. Ja kui poodiumile tuleb, siis ma panen head amordid alla peale. Siis tulebki panna. Siuke see etapp seis. Pange Dominikule follow Instas, mulle follow Instas, jälgige fännilehte, mida iganes, pange subscribe, like, share, mida iganes, kõike tehke. Davai, tšau.